ilm on ilus. Nii, olen teel Stone'i suunas. Shane läks telefon katki ja kuna meie lähim Mapi teenindus on Birminghamis, siis tuleb see katkine telefon tagasi saata postiga. Aga mõtlesin, et näitan korraks neid peenramaasid, mis siin meie kandis on. Ehk siis nii nagu Eestiski vanasti olid peredel võimalik endale saada peenralapp, et ära toita, siis siin on sama seis. Ja tänapäeval saab siis neid rentida kohaliku omavalitsuse käest. Ja siis, et see kõik, mis teie ääres paistab siin umbrohule lisaks, on põldmari. Põldmari siin vohab meil umbrohuna igal pool. Sõnas mõttes igal pool kogu see vahealasid on täis ja kaetud põldmarjaga. Sügisel on minusugusel, kes põõsast marja võtab, väga mõnus. Inglane põõsast marja ei korja või nii nagu Jay õde mulle kunagi ütles, et nemad maast küll toitu ei võta. Et siis minul on tore. Inglased vaatavad seda põldmarja istandust, oigavad ja lähevad ostavad oma põldmarja puest karbikesega. Aga jah, et meil põldmarjaga on tegelikult suur probleem, et ta on ikkagi suhteliselt suur nuhtlus siin riigis. Meil oma aiaski, et kui tuleb kuskilt sisse, siis juurid ja lahti temast väga kergelt ei saa. Et siin on kombeks üldiselt nii, et oma aed on muru ja ilutaimede jaoks ja enamasti siis kunstmuru või üldse plaaditud kinni. Et siis, kes tahab hobikorras aiakest pidada või juurikaid saada, et neil on siis võimalik rentida kohalikult omavalitsuselt endale aiamaa lapikene. Ja siin on siis see meie kandi aialappide territoorium ka. See on selline, ikka selgelt hobikorras tehakse seda, et nad natukene panevad imeks seda, et mul oma aiast tomatid on, et teatud, kuidas nad öelda, mingi teatud klassi jaoks on siin võib-olla selline vaesuse märk, et juurikaid kasvatavad kas rikkad või vaesed, et siis ongi, meil on kõigil siin, eks ole, nagu sa näed, majad ja oma aialapid olemas, aga et juurikakasvatus on siis toodud kodu juurest ära. Näitan silla teiselt küljelt ka, ma ei tea, kas paistab, meil on tegelikult väga selline mõnus maastik, aga ega telefon ei ole sobiv selleks, et seda nagu ilusat rulluvat kündlastikku näidata. Olen kohal kesklinna kandis. Kohe lähen uurin, mis seis on meil, mis seis on postkontori järjekorraga. Et kas saame tänasega korda või peab mõni teine päev veel seisma. Millegipärast tundub, et ühtegi inimest nagu ootel ei ole ja see ei ole hea märk. Sest kui inimesi ei oota, siis tavaliselt tähendab see siin seda, et postkontor on kinni. Nii, kui näitan siit poolt ka. See on siis kanal ja jõgi. Siin on siis meie peatänava valgus või mis pea jalakäijate tänava valgus. Ja selline see linnakene meil siis on. Selline muhe. Autosid on täna palju väljas, rahvast ka. Sest ilm on suurepärane. Tundub, et kõik tulid nautima. Nii, Jay telefoni sain ära antud, aga postitusümbrikuid, mida ma tahtsin ka osta, ei saanud, sest et postkontor on jaotatud 2 poeosa ja postkontori osa. Üks töötaja küll, eks ole, ühe kaupa lastakse sisse. Ja postiteenuste eest tohib tasuda ainult kaardiga ja ostade eest ainult sularahas. Aga sularaha nad annavad ise siin välja, kui vaja on. Ainult, et mitte krediitkaardi omadustega kaartidele, et ainult debetkaartide pealt. Kuna mul on mu ainus debetkaart on krediitkaardi omadustega, siis läks nii, et sularaha ei saanud. Aga tõesti ilm on super mõnus. Selline soe, võiks isegi öelda, et palavavõitu. Võtab naha natukene märjaks ja annab põhjuse siis kõndida ja linna nautida. Nii, siin on meil kohvikud. Mina ka taustal seal peegelduses. Siin on meil kommipood, jum. Siin on meil ajakirjanduse ja raamatupood. Kommipood on lahti. Ja ma näitan siit korraks. Siin on need vahetänavad. Võtsid sisse ka.
et siin nagu ikkagi läheb täitsa tänav edasi, eks ole. Et poed ja asjad, milles sellises kitsas tänavas on üks vigunik ka. Kohe jõuan keskväljakule. Üks meie linna hotellidest. Kroonhotell. Siia majuutatakse naaberlinna kodutuid aeg-ajalt. Ehk siis ostetakse sisse seda teenust, et kui on viirused või mingid muud probleemid, et siis see hotell on üks neist, kes on siis nõus majutama neid aeg-ajalt. Niimoodi. See on meie peaväljak, meie Raekoja plats. Siin on meil mõõgavõitlused ja linna sünnipäeval muud sellised üritused. Crown of India, mis paistama on üks päris tore Indi restoran. See on Indi restoran hästi palju. Isegi meie väikelinna kohta on neid 5 äkki või. Et ikka jagub. Siin on meil juurikapood. Ja Vahetänav sinna tuletõrjemaja juurde. Siin on kalamüüja. Tuleb iga nädal teisipäeval kohale. Toob värsket kala. See värske kala on vahel päris kaugelt sisse sõitnud ja päris mitu päeva teel olnud. Aga nimetame seda värskeks kalaks. Ja siin on siis selline laiatarbepood B&M, kus tegelikult müüakse igasugu pahna odavat kraami. Ühe naelaga saad hunniku kartulikrõpse, ühtesi saad saa pistikuid, kruvikeerajaid, elektrijuhtmeid ja potitaimi ja kõiki muid selliseid. Nagu mu ähkimisest ka kuulda on, siis kuigi see ei paista pillis, on meil kõik tänavad kaldes. Nii. Aga linn on ju meil nunn, ei saa salata, eks. Ja nii natuke. Kas siit paistab, et seal on vana tuletõrjemaja, seal taga. Sinna oli plaan, et ehitatakse restoran ja mingi teatri moodi asi ja muud sellised, aga see pandi siis nüüd hetkel seisma see plaan. Nii sisuliselt ma olengi siin meie peatänava lõpus. Pubid, nagu Inglise linnas ikka. Vana postimaja töötas vanasti asutusena, kus sai kõike, et sa said osta kõike, said sularaha, said maksta kõiki arveid. Ehk siis postkontoril oli nagu 100 muud rolli ka, et siis oli siin suuremas majas. Nüüd enam neid rolle vaja pole ja postkontor asub siis seal, kus ma käisin, sellest isikeses nuka peal siis. Aga selline meil siin on. Ja sealt päris ülesse siis Ülalinna kõige ülemisel tänaval, kõige popimal tänaval elab siis J.M.A. Avenue tänaval, Avenue number 1. Nii. Selle puude salu taga ongi mul see pood, kuhu ma teel olen. Autohooaeg on ka lahti. Lihtsalt alati me käime ise ka sõitmas. Kui on ikkagi võimalik minna kuhugi kaugemale poodi, nii et seda kraami nii palju ei tule, et ma seda seljas ära ei tahaks tuua, siis me ikkagi lähme erattaga. Autoga võib talle veel ka sõita. Aga siit ma näitan korra seda linna tagumist külge meil. Ehk siis Stone'i kesklinna, kas siit ei paista, tagumine külg. Et ega see ka selline paha ei ole. Et majakesed, lipukesed, seal on lasteaiakene. Et selline päris vahva. Ja seal kiriku ja võsa vahel ongi siis pood, kui ma teel olen.